Isegi kui tema sõdurid surevad massiliselt, kui nad jooksevad Ukraina droonisõjas end sodiks, arvab Kreml, et kõik saab korda. Venemaa on suur riik. Alati leidub rohkem liha, mida lihaveskisse sööta. Ainult, et see ei paista enam nii olevat. Venemaa tühjeneb, kuna inimesed on hakanud tagasi lükkama kutset Putini sõjas võidelda. Need inimesed teavad, et midagi kurja kuulutavat on toimumas ja nad lahkuvad enne, kui neid sunnitakse rindele minema. 500 000 venelast võidakse kutsuda sõtta. Keegi Venemaal ei taha seda. Nüüd näeme, kuidas inimesed põgenevad oma elu eest, sundides Kremlit tunnistama, et kahuriliha allikas, mida Kreml sunnib Ukrainasse minema, on otsa saamas. Kuidas me seda teame? Kõik peitub interneti otsingutes ja selles, mida venelased praegu tegelikult teevad. United24 Media avaldas 20. augusti raportis, et juulis jõudsid venelaste internetipäringud seoses emigratsiooniga kõrgeimale tasemele alates 2023 aasta algusest. See põhineb andmetel Yandexist, mis on Venemaa vaste Google'i otsingumootorile. Need andmed näitavad, et sõna ümberasumine otsiti ainuüksi juulis. 809 900 korda, mis on üle 100 000 võrra rohkem kui juunis. Ja see on rekordiline arv väljarändega seotud otsinguid alates sellest, kui Venemaa viis läbi osalise mobilisatsiooni 2022 aasta septembris. Pea mobilisatsiooni meeles. Sellel on selles kõiges väga suur roll. Teised otsingupäringud näitavad, et miljonid venelased ei mõtle ainult oma riigist lahkumisele, vaid otsivad aktiivselt võimalusi, kuidas seda teha. Yandex teatab, et juulis oli sõna lahkuda kohta 1,3 miljonit päringut. Venelased otsivad ka kohti, kuhu nad saavad põgeneda ilma viisat taotlemata, et mitte sattuda värbajate vaatevälja, kes jälgivad iga nende sammu. Viisavabade riikide otsingud tõusid juulis 171 600 nii, mis on 27% rohkem kui eelmisel kuul. Fraas lahkuda ilma viisata püstitas samuti rekordi, mida pole nähtud alates 2023 aasta jaanuarist. 2253 päringut. Ka venelaste huvi Gruusia vastu näib ootamatult kasvavat. Riiki, millel on olnud oma probleemid Putini agressiooniga, otsiti juulis 22 000 korda, mis on rohkem kui kahekordne kasv võrreldes Gruusiasse reisimise otsingutega 2026 aasta alguses. Kõik see näitab meile, et on olemas sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid venelasi, kes otsivad aktiivselt võimalusi võimalikult kiiresti Venemaalt lahkuda. Ja seda ei teata ainult Yandex. Novaya Gazeta andmetel on ka igapäevased pöördumised projekti Russian Relocation Support Project ehk relokatsi poole hüppeliselt kasvanud. Alates aprillist on selle teenuse igapäevaste päringute arv tõusnud 70 kindmelt 120 nii. Relokatsi peatoimetaja Aleksandra Nazarova sõnul langes see hüpe kokku sellega, kui Kreml kehtestas oma rahvale internetipiirangud ning üha enam tuntakse, et tavalise venelase elu on muutunud ettearvamatumaks. Nüüd muutuvad päringud üha pakilisemaks. Inimesed paluvad relokatsil praktiliselt abi riigi valimisel ja vajalike dokumentide hankimisel, et nad saaksid enne sügist Venemaalt lahkuda. Seega esitatakse palju küsimusi, kuid asi ei piirdu ainult sellega. Kui internetiotsijad teevad oma plaane, siis teised venelased põgenevad aktiivselt Venemaalt. Seda kinnitab 19. augusti Ukraine Today raport, mille kohaselt ületab iga päev rekordilised 20 000 venelast oma riigi piiri ja suundub Gruusiasse. Täpsemalt oli see arv 15. kuni 16. augustil üle 19 000 enne kui see. 18. augustil tõusis enam kui 20 000. Nii. Ainult nende 3 päevaga lahkus Venemaalt 60 000 inimest ja see arv kasvab veelgi. Isegi Venemaa migratsiooniametid on sunnitud seda märkama, öeldes, et need arvud ületavad märkimisväärselt varasemate aastate samade perioodide näitajaid. Väljaanne Moscow Times lisab oma raportis veelgi rohkem infot. Seal öeldakse, et Venemaa poolel piirialal on nüüd tekkinud tohutud ummikud. Venelased on nii meeleheitel riigist lahkuma, et nad on valmis ootama nendes järjekordades, mis liiguvad edasi vaid 50 meetrit tunnis. Neil, kes on selle järjekorra lõpus, võib sõna otseses mõttes kuluda päevi, enne kui nad Gruusiasse pääsevad. Ja mis veelgi enam, me näeme midagi sarnast ka Armeenias. Seal ei ole veel järjekordadest teatatud, kuid nõudlus korterite järele riigi pealinnas Jerevanis on kasvanud nii palju, et hinnad on tõusnud 30%. Kõik tänu venelaste nõudlusele. Suur küsimus on, miks see kõik toimub? See on sellepärast, et vene inimesed teavad, et midagi pahaendelist on õhus. Anname teile väikese vihje, mis see on? On midagi, mida me pole Yandexi andmete kohta avaldanud, mida me jagasime. Üks kindel otsingusõna, mida venelased kasutasid juulis rohkem kui ühtegi teist, mida me juba mainisime, see sõna oli mobilisatsioon ja miljonid venelased otsisid seda juulis. Moscow Timesi andmetel kasvas selle ühe sõna otsingute arv 166%,
tõustes juuni 1,3 miljonilt juuli 3,4 miljonini. Väljaande teatel pole venelased mobilisatsiooni nii palju otsinud alates 2023 aasta jaanuarist ning me hakkame nägema teatud sündmuste ahelat. Vene inimesed kuulevad mobilisatsioonist tõenäoliselt sotsiaalmeediakanalite või uudisteallikate kaudu, mis ei kuulu riigile ega ole riigi kontrolli all. Nad otsivad ise infot ja neile ei meeldi see, mida nad näevad. Tegelikult vihkavad nad seda nii väga, et paljud neist, kes otsivad Yandexis mobilisatsiooni kohta infot, hakkavad lõpuks otsima võimalusi Venemaalt lahkumiseks. Teised, keda on kümneid tuhandeid, lahkuvad juba praegu, kuni see veel võimalik on. Paanika on täiesti põhjendatud ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski on sellele põhjusele juba maist alates viidanud. 8. mail edastas DDV Ukraina presidendi sõnu. Ta varjab oma tegelikke kavatsusi erinevate sõnade ja signaalide taha, kuid teeb siiski ettevalmistusi. On oluline, et meie koos oma partneritega avaldaksime Venemaale piisavalt survet, et agressiooni lõpetamise ja rahu idee, mitte Venemaa edasise mobilisatsiooni idee võidaks, kuulutas Zelenski. Selle tsitaadi eesmärk on mobiliseerida 100 000 Vene reservväelasi sõjaks Ukrainas. Zelenski kordas seda väidet augustis, lisades sellele veel ühe nüanssi. Ta ütleb, et ainus põhjus, miks mobilisatsiooni pole veel toimunud, on see, et Putin ootab septembriks kavandatud Riigiduuma valimiste lõppu, enne kui astub järgmisi samme. Nad valmistavad seda ette sügiseks, kohe pärast parlamendivalimiste imitatsiooni. Putini plaan ei ole eriti keeruline. Ta tahab jätta mulje, et venelased justkui toetavad sõda. Kõik parteid, kellel praegu lubatakse osaleda, on ühel või teisel moel rahu vastu, ütles Zelenski. Isegi Venemaa poliitilise eliidi jaoks on see strateegia nii läbipaistev, et see võiks sama hästi olla klaasist. Ja on selge, et leidub palju venelasi, kes näevad sellest kohe läbi. Me ei pea lihtsalt uskuma Zelenski sõnu selle kohta, mida Putin plaanib. Kulisside taga tehakse samme, mis näitavad, et mobilisatsioon on peagi tulemas ka sinu kanti Venemaal. Oma. 22. juuli. Venemaa kampaania hinnangus avaldas Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Venemaa on juba astunud mitmeid õiguslikke samme tulevase mobilisatsiooni ettevalmistamiseks. Nende hulgas oli ka Riigiduuma poolt 22. juulil vastu võetud seaduseelnõu, mis laiendab nende kriminaalsete venelaste arvu, kes võivad sõlmida lepinguid Kaitseministeeriumiga, hõlmates nüüd ka neid, kes on süüdi mõistetud narkosmugeldamises ja organiseeritud kuritegevuses. See samm on varjatud mobilisatsioon. Päev varem Venemaa siseturvalisuse jõud Roskvardia avaldas oma määruste muudatusettepaneku, mis võimaldab Roskvardial kaitsta määratamata ohtude eest, mis on seotud tsiviilrahutuste ja sõjaaegse mobilisatsiooniga. Enne seda kõike, ütleb ISW, kirjutas Vladimir Putin 2025 aasta novembris alla seadusele, mis lubab tal saata reservväelasi lahingupiirkondadesse ilma mobilisatsiooni välja kuulutamata. See ongi mobilisatsioon, lihtsalt teostatud sellisel salakaval ja libedal moel, nagu me Kremlilt ootaksimegi. Teised vihjed selle kohta, mida Kreml plaanib, pärinevad augustist. 20. augustil teatas BBC seireteenistus, et Vene ettevõtted palkavad aktiivselt töötajaid, kes tegeleksid sõjaväearvestusega. See on praegu kummaline samm, kuna vabatahtlike registreerimine on vähenenud, kuid see siiski toimub. BBC sõnul on viimastel nädalatel avaldatud üle 2600 tööpakkumise sellistele ametikohtadele. Võrdluseks, 2022 aasta lõpus oli selliseid ametikohti vaid 500. Mitmed Venemaa finantssektori ajakirjad on samuti uuesti välja andnud juhised, mis ütlevad tööandjatele, mida nad peavad tegema, kui kuulutatakse välja mobilisatsioon. On natuke suitsu ja tuli ei pruugi olla kaugel. Lisaks kõigele sellele teatab partisanide rühma TEES, et võimud külastavad mitmes Venemaa piirkonnas sõjaväeõppeväljakuid. Nendel külastustel kontrollitakse, kas õppeväljakud sobivad suurte inimrühmade majutamiseks. Just või ootaksid Vene võimud, et igal hetkel hakkab läbi tulema suur laine värvatuid. Ja veel üks salakaval eelnõu on just esitatud Riigiduumasse. Eelnõu number 132209668 näeb ette tegevuse peatamise kuni 90 päevaks ja trahvid kuni umbes $12 100 ettevõtetele, kes ei täida operatiivstaapide otsuseid, RBC Ukrain teatab. Teisisõnu, kui ettevõte üritab keelduda, kui Vene sõjavägi tuleb uksele koputama, seda karistatakse. See seaduseelnõu avab tee vara, varustuse ja isegi inimeste sundvõõrandamiseks Vene armee kasutusse. Me näeme peeneid ja mitte nii peeneid märke, mis kõik viitavad sellele, mida 100 000 venelased juba teavad. Mobilisatsioon on tulemas. Kui oled venelane ja sõjaväekohustuslikus eas, on aeg lahkuda. Kremlile on see olukord, kus meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke meetmeid. Enne kui selgitame, kuidas Venemaa siia jõudis, tuletame kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui kanalist on sulle kasu, ära unusta tellida ja teavitusi sisse lülitada, et ükski meie video ei jääks sul nägemata.
Mõni minut tagasi ütlesime, et pole põhjust, miks Venemaa palkaks massiliselt inimesi sõjaväearvestusega tegelemiseks. Vabatahtlike värbamine on Venemaal märgatavalt vähenenud ja juba see fakt näitab, kuidas Venemaa on jõudnud olukorda, kus on vaja mobilisatsiooni. DDV jagab mõningaid piirkondlikke andmeid aprillist ja maist. Nende sõnul läks aprillis Moskvast rindele vabatahtlikult 1708 inimest, mais aga 1378. See on umbes 1000 inimest, vähem kui samal perioodil 2025. Aastal vabatahtlikult läks. See on mikrokosmos sellest, mis toimub üle kogu Venemaa. Inimesed lihtsalt ei registreeru Putini sõjas võitlema nii palju, kui Venemaal praegu vaja oleks. Kogu Venemaal registreerus 2026. aasta esimeses kvartalis umbes 20% vähem inimesi sõjaväeteenistusse kui samal perioodil 2025. aastal. Seda ütleb Janis Kluge Saksamaa rahvusvaheliste ja julgeolekuasjade instituudist, kelle sõnul registreerub päevas vabatahtlikena vaid umbes 800 inimest. See tundub palju, kuni mõistad, et Venemaa kaotab Ukrainas iga päev tublisti üle 1000 sõduri. Ainult 20. augustil 2022 kaotas Venemaa 1310 sõdurit. See ei ole liialdus. See on tavaline päev Vene sõdurite jaoks rindel, keda Ukraina kaitsejõud lõhki rebivad, kui neile antakse käsk sooritada enesetappelikke rünnakuid või üritada hiilida läbi tapatsoonide, et jõuda Ukraina positsioonideni. See on lihtne näide sellest, kuidas sisendid ja väljundid enam ei klapi. Venemaa ei suuda palgata piisavalt vabatahtlikke sõdureid, et kompenseerida kaotusi, mis tulenevad Kremli kohutavatest taktikast. Kõige selle tulemusena on Venemaa jäänud olukorda, mida Guardian nimetab värbamiskaoseks. Meie nimetame seda meeleheiteks. Väljaanne viitab ka Klugi andmetele, märkides, et vabatahtlike arv võib ulatuda kuni 1000 inimeseni päevas. Samuti öeldakse, et Venemaa värbamine on muutunud olukorrast, kus inimestele lehvitatakse suurte rahasummadega, selliseks nagu kirjeldab Aleksei Tabalov, inimõiguste aktivist, kes aitab Vene ajateenijaid, nimetab inimeste jahiks. Tabalovi sõnul sunnitakse neid erinevate ettekäänete, pettuse, väljapressimise, vägivalla ja ähvarduste abil lepingutele alla kirjutama. Seda väidet toetab Wall Street Journali raport, mis ütleb, et värbajad teevad nüüd koostööd Vene politseiga, et kinni pidada sõjaväeteenistuse eas mehi, sageli nende töökohtade lähedal. Neile meestele öeldakse, et nad peetakse kinni dokumentide kontrollimiseks. Lõpuks viiakse nad sõjaväekomissariaatidesse, kus neid pekstakse alluma, sunnitakse lepingutele alla kirjutama ja saadetakse seejärel rindele. Nii madalale on Vene sõjaväe värbamine langenud. Mis varem sai rahaga tehtud, tuleb nüüd teha rusikate, jalgade ja püssipäradega. Värbajad ei suuda kaotustega sammu pidada ja seepärast kehtestab Kreml nii palju uusi õigusraamistikke, mis toetavad mobilisatsiooni. See tuleb, ükskõik mida Kreml ka ei ütleks. Vene inimesed usuvad, et Putin sunnib neid peagi sõtta minema. Ja lisaks internetiotsingutele ning kümnete tuhandete venelaste lahkumisele Gruusiasse näeme ka küsitluste tulemustest, kuidas venelased tunnevad end oma riigis elades. 19. augustil teatas United24 meedia VTSIOM-i poolt läbi viidud küsitlusest. See pole mingi suvaline küsitlusfirma. VTSIOM on riiklik, Kremli toetatud ning teeb kõik endast oleneva, et numbreid ilustada ja need Putini jaoks võimalikult headena näidata. Ja isegi see küsitlusfirma ei suuda Venemaal valitsevat meeleolu varjata. Juulis läbi viidud küsitlus näitas, et 66% venelastest usub, et nende riiki ootavad ees rasked ajad. See tähendab 16% kasvu alates 2026 aasta algusest. Ja see kõik taandub millelegi väga lihtsale. Venelased teavad, et mobilisatsioon on tulemas. Nad üritavad nüüd lahkuda. Nad üritavad nüüd lahkuda, kuni see veel võimalik on. Siin on see, millele see kõik taandub. Vaatamata oma enda väidetele valmistab Venemaa ette kõik vajalikud sammud mobilisatsiooniks, mis hõlmaks kogu riiki. Kremli võrku võib sattuda kuni 500 000 inimest, kes saadetakse väljaõppelaagritesse, mida praegu üle vaadatakse, ja seejärel Ukrainasse. Juba liiguvad kuulujutud, et Venemaa valmistab ette uut pealetungi, mis algab 2027 aasta veebruaris. See tuleb pärast ebaõnnestunud 2026 aasta kampaaniat, mille jooksul pole Venemaa saavutanud peaaegu mingit edu ja on kaotanud ainuüksi aasta esimese 7 kuuga umbes 225 500 sõdurit. See mobilisatsioon saab olema Putini riskantne käik, tema viimane katse saada Ukrainast seda, mida ta tahab, et ta saaks kuulutada välja mingigi võidu sõjas, mis ei pidanudki kunagi sõjaks kujunema. Putin loodab, et ta ei saa täringuid veeretades 2-1 ehk kõige halvemat tulemust. Aga see, mida ta on plaaninud, võib lõppkokkuvõttes kogu Vene ühiskonna lõhki rebida. Jah, mobilisatsioon aitaks Venemaal lahendada praeguse sõja tasakaalustamatuse probleemi.
New Voice of Ukraine'i andmetel on anonüümne Vene kindral väitnud, et Venemaa peab nüüd leidma viisi, kuidas asendada kuni 60 000 kaotust kuus, kui ta soovib Donbassi piirkonda vallutada. Seda tuleks teha mobilisatsiooni kaudu, sest vabatahtlike värbamisest lihtsalt ei piisa. Vene majandusteadlane Vladislav Inozemtsev on teistsugusel seisukohal. Ta peab mobilisatsiooni tõenäosuseks umbes 30% ja ütleb, et see juhtuks mitte Venemaa elavjõu probleemide tõttu, vaid sellepärast, et Putin on Ukrainas suuna kaotanud. Majandusteadlase sõnul ei tee Venemaa juht enam ratsionaalseid otsuseid. Ta on nüüd nagu see mees täringulauas, kellel on nii kaua halvasti läinud, et ta ei mäletagi enam, mis tunne on võita. Aga ta nõuab ikka veel neid täringuid. Vladimir Putinil oleks mõistlik end mänguriudust välja tõmmata ja meenutada, mis minevikus juhtus. Me puudutasime varem 2022 aasta septembri osalist mobilisatsiooni. Pärast seda teadet puhkesid kogu Venemaal protestid, mis viisid vähemalt 1300 vahistamiseni. Kremli reageeris karmilt, hoiatades inimesi, et osalemise eest võib neid oodata kuni 15 aastat vangistust. Kuid tuhanded läksid ikkagi tänavatele, skandeerides loosungeid nagu ei sõjale ja elu meie lastele. Ja SA oli osalise mobilisatsiooni eest, mis hõlmas 300 000 inimest. Tundub, et Kreml tahab teisel korral sellele arvule veel 200 000 lisada. Ja juba ainuüksi kuulujutud põhjustavad massilist lahkumist. Seda nägi Venemaa juba 2022 aastal. Nüüd otsivad venelased võimalusi lahkumiseks või põgenevad aktiivselt sellistesse kohtadesse nagu Gruusia ja Armeenia, enne kui haamer langeb. Kreml teab seda kõike, sellepärast ootabki Kreml ja valetab kõigi ettevalmistuste kohta. Kui mobilisatsioon peaks toimuma, siis New Voice of Ukraine'i andmetel juhtub see alles pärast Riigiduuma valimiste lõppu, 20. septembril. Seda mõtles Zelenski, kui ta ütles, et tahtis jätta mulje sõda pooldavast riigist. Kui valimistele lubada ainult parteid, kes toetavad sõda, siis tekibki see mulje automaatselt. Kui Putinil on Venemaa parlamendis need inimesed, keda ta tahab, siis just siis võtab ta mobilisatsiooni osas riski. Seni räägitakse Vene rahvale valesid. 21. augustil väitis Venemaa alaline esindaja ÜRO juures, Vassili Nebenzia, et meil ei ole praegu massilist mobilisatsiooni vaja. Minu teada ei ole seda plaanis ega oodata. Numbrid näitavad vastupidist. Mitte ainult värbamise osas, vaid ka tuhandete ja tuhandete venelaste puhul, kes väljendavad oma keeldumist sõdida, lahkudes riigist seni, kuni see on veel võimalik. Nad teavad, et midagi kurja kuulutavat on tulemas. Nad ei taha oodata, kuni värbajad tulevad nende uksele koputama kodus või tööl, et sundida neid võitlusse, mida nad kunagi ei soovinud. Seega nad põgenevad. Nii kaugele Putini haardest kui võimalik, et nad saaksid eemalt vaadata, kuidas nende juht saadab Venemaa ühest katastroofist teise. Täringud on juba Putini käes. Järgmine ja võib-olla viimane vise on tulemas. Ja Venemaa jaoks võib uus mobilisatsioonivoor tähendada Kremli lõppu, kui see teeb sammu, mida ta on alati lubanud mitte teha. Aga see on samm, mis tuleb teha. Miks? Vladimir Putin on püstitanud maailma rekordeid mõttetute sõjaliste kaotuste osas, kui Venemaa läheneb Ukrainas märgilisele 1,5 miljoni kaotuse piirile. Vaata meie videot, et teada saada, mida see tähendab sõja ja Venemaa tuleviku jaoks. Enne vaatamist tea, et seda kanalit teevad päris inimesed, kellele läheb korda loo õige esitamine. Telli kanal, liitu alla oleva vestlusega ja kaalu liikmeks hakkamist, et toetada inimeste tehtud sõjandusuudiseid ning saada ligipääs eksklusiivsele sisule. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!